Üks lugu või tähendamissõna räägib rebasest, karust ja hundist, kes otsustasid koos minna jahile. Ja nii nad läksidki. Kui nad olid jahilt tagasi tulnud ja igaüks oli kätte saanud hirve, istusid nad maha, et mõelda, kuidas saak ära jagada. Hunt tegi esimesena ettepaneku. Jagame siis võrdselt ära, igaüks saab ühe hirve. Selle peale võttis karu hundi ja sõida ära ja küsis rebase käest. Rebane, mis sina arvad, kuidas me peaksime saaki jagama? Rebane mõtles natuke ja vastas. Tead, karu, ma arvan, et sina peaksid saama hundi hirve saagi endale ja minu oma peaksid ka endale saama. Karu ütles rebasele, kuidas sa nüüd järsku nii targaks said? Rebane vastas. Hunt õpetas. See lugu on küll humoorikas, aga see on elav näide sellest, et elu õpetab meid kõiki. Kogemus on võimas õpetaja. John Maxwell, kes on tuntud juht, on öelnud, et kogemus on selline asi, mis korraldab enne eksami ja alles siis õpetab. Kogemus on meile kõigile eluks vajalik ja praktiline asi, aga me ei õpi tingimata alati kogemustest. Kogemustest õpime me siis, kui me võtame aega selleks, et hinnata seda kogemust, mida oleme saanud. Kui me alustame oma elu, siis me alustame justkui tühja purgiga. See tähendab, et kõik, mis me elu jooksul teeme, kõik seisab alles ees ja iga tegu on mälestus. Iga tegu jätab mingisuguse jälje. Võib-olla enamus asju, mida me avastame, on meeldivad, aga siia sekka võib alati sattuda ka mõni mäda õun. Ja loomulikult, mida aeg edasi, seda vähem me tahaksime, et sellised mädad õunad meie elus jääksid halbade mälestustena ja negatiivsete kogemustena meie elu mõjutama. Me tahame kuidagi nendest vabaneda. Mulle meeldib ka see mõte, et elu on justkui raamat. Iga päev on lehekülg sellest raamatust. Võib-olla võiks ka nii öelda, et üks aasta on justkui üks köide sellest suurest teosest, mille nimeks ongi elu. Kas pole tore mõelda, et iga kord, kui aasta läbi saab, me alustame justkui uue raamatu kirjutamist. Me alustame justkui puhtalt lehelt. Me alustame uuesti. Meie elu koostab sündmustest. Nendest sündmustest, mis osalt on sellised, mis peaksid jääma meiega, mida me ei taha unustada. Ja siis on jälle sündmusi, mida me tahaksime unustada. Kui me alustame uut aastat, siis minu jaoks on see justkui omamoodi kolimine. Kolimine, mis toimub meie enda peas. Me otsustame iga uue aasta alguses, kas see, mis on olnud eile, kas see, mis on olnud möödunud aastal, on midagi sellist, mille ma tahan kaasa võtta, kui ma lähen uuele ringile. Kui iga päev algab sellega, me tõuseme hommikul üles ja tunneme rõõmu päikese tõusust või valgusest, mis kasvab ja suureneb, siis aasta on tegelikult nii mõneski mõttes samasugune. Kui päev on uus algus, kui päev on täis värskust, siis samamoodi on ka aasta. Sest praegu lähevad päevad taas pikemaks ja me kõik ootame ilusat ja kaunist suve. Aga me ei taha sellele suvele vastu minna, võdades endaga kaasa kõike seda, mis on võib-olla jätnud meile ebameeldiva mälestuse. Me tahame endaga kaasa võtta selle, mis on meie jaoks oluline, mis on meid kasvatanud, mis meid edasi viib ja edasi aitab. Nüüd on jäänud veel ainult üks küsimus küsida. Kuidas me saame alustada puhtalt lehelt, kui meil on nii palju mälestusi, kui meil on nii palju ebaõnnestumisi, nii palju asju, mis võivad olla valesti tehtud. Kuidas me saame lihtsalt puhtalt lehelt alustada? Kuidas me saame kolida ja kaasa võtta ainult selle, mida me tahame? Kuidas me saame kõrvaldada sellest purgist selle, mida me ei taha seal näha või omada? Kuidas? Mina kristlasena usun, et seda saab teha ainult Jumal. Jumal on andestuse Jumal.
Jumal on armastuse Jumal. Ainult armastus on see, mis aitab ja mis suudab maha jätta selle, mida me ei peaks endaga iga päev kaasas kandma. Piiblis me loeme Jesaja raamatust, kuidas Jumal räägib oma prohvetiga ja ütleb, et mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast. Ja Piiblis on veel palju teisi kirjakohti, mis julgustavad meile ja räägivad meile sama keelt. Jesaja 1:18. Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Või kirjas korintlastele, 2 Korintlaste 5:17. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja minu lemmik lauluraamatust 103:12. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Minu jaoks tähendab see ainult ühte. Jumala jaoks on olemas uued algused. Jumala jaoks on iga päev, iga aasta uus peatükk, uus lehekülg, kus meil on võimalik tema armu kaudu alustada uuesti. Ma soovin teile kõigile ka sellel uuel algaval aastal, et ei kardaks alustada uuesti. Et see, mis on teil olnud ja mis on teid kinni hoidnud, ei jääks teid endiselt kinni hoidma. Et see purk, mis võib täis olla ebameeldivat, saaks kõrvaldatud, sealt saaks kõrvaldatud kõik ebameeldiv. Et te võiksite võtta uue raamatu ja alustada esimesest peatükist. Et kui te kolite, kui te liigute oma mõtteis, te ei peaks kaasa vedama kõike seda, mida teil vaja ei ole. Head ja ilusat uut aastat teile ja Jumala rahu ja erilist armu teile igaks päevaks.